Tänane aastalõpu saade saatesarjast Börsijutud investor versus kaupleja alustab uskumatu, et juba on detsember 2022 ja saame hakata seda aastat ära saatma, vaikselt järgmist uut aastat vastu võtma. Kuidas siis, Märten, sulle tundub, et kas saadad selle aasta hea meelega ära või jääd taga igatsema? No kui sa nii küsid, siis tegelikult ei ühte ega teistpidi, et midagi sellist ei juhtunud, et tahaks meeletult kiiresti ukse kinni tõmmata ja edasi liikuda. Aga vastupidi, no tegelikult kui ma nii meenutan, siis ühte koma teist ikka oli, et jään meenutama härdusega südames, ütleme siis tegelikult nii. Okei. Kuidas sul endal? Eks endal ka, et iga aasta on erinev, mõndade asjade üle on rohkem hea meel, mõndasid asju oleks võib-olla tahtnud paremini teha, aga kokkuvõttes ega midagi kahetseda ei ole, et alati on võimalik uuel aastal teha asju veel paremini. Väga hea. Aga mõtlesime, et teeme siis tänase saate teistsuguse, ehk siis kui me tavaliselt ei tea, mida teine küsib, siis seekord saatsin mõned küsimused Markusele ette ja käime need riburada pidi läbi ja mida me täna siis püüame teha on, kui me nüüd räägime siin sellises peenes keeles, siis tänases saates võtame kvalitatiivselt kokku aasta 2022 ja järgmises saates, kui meil on numbrid olemas, siis räägime kvantitatiivse nurga alt oma portfellist ja edust või ebaedust, on ju. Et selline mõte. Kas sobib? Ja, muidugi. Siis ei pea hakkama seda aastat 2 korda kokku võtma, et kui me siin eelmine aasta juba detsembris lõime numbreid kokku, võib-olla lihtsalt nii hea aasta oli tookord, vaata, et siis juba tahtsid nii väga sellest rääkida. Ei nalja naljaks, aga jah, et jaanuaris on mõttekam, et muidu peaks seda lihtsalt 2 korda tegema. Täpselt. Kuule, aga hakkame siis tasapisi minema, et minu esimene küsimus sulle on see, et mis oli sinu selle aasta selline suurim apsakas või möödalask ja ma ei taha nüüd kuidagi seda üle rõhutada, et ma ei otsi nüüd mingeid vigu või õppetunde või midagi sellist suurt ja väga pöördelist, vaid tõesti selline mingi apsakas, tähelepanematus või möödalask. Tead, kuigi nagu sa ütlesid siin sissejuhatuses, et sa saatsid mulle need küsimused ette, siis ma pean kõigepealt ütlema ära, et mul ei ole mingeid vastuseid valmis kirjutatud, sest üsna keerulised küsimused olid või kuidagi sihuke pani nagu mõtlema, aga ega näiteks seesama, et mingid apsakad või möödalaskmised ja ma mõtlesin selle peale, ma mõtlesin oma selle aasta nagu jaanuarist detsembrini kuude lõikes läbi ja ei ole nagu otseselt, et oleks mingit suuri vigu teinud, mida tahaks nagu ajas tagasi minna ja teistmoodi teha. Võib-olla osas on ka see, et ma olen ennast siis treeninud ja õppinud mitte kahetsema, et kõik see, mis on olnud, sellest saab midagi võib-olla õppida ja ainus, mida saab teha, siis on edasivaatavalt teha asju paremini ja teistmoodi. Aga et konkreetselt mingeid vigu või selliseid suuri apsakaid möödalaskmisi tead, ei oska ausalt öeldes öelda, mis mul tekkis üks mõte, üks küsimus sulle selle peale, et miks sa nii küsid, kas sul oli endal mingi suur apsakas või möödalask või sul on jäänud selline mulje, et ma olen andnud nagu põhjust, et mul võiks olla mingi apsakas. Ei, seda viimast kindlasti mitte, et pigem võib-olla tõesti sellepärast, et no mul on sama lugu, nagu sa ütlesid, et ma kuidagi ei piitsuta ennast ja ei arva, et kui ma tegin mingi vea, et siis ei tee sellest suurt numbrit ja ma ei tea, ei kirjuta üles mingeid meeletuid õppetunde ja ei jaga neid siis kuidagi sotsiaalmeedias, on ju. Et pigem oligi üks täitsa nagu sihuke tähelepandamatusest tulnud apsakas, mida nagu veider öelda, et kuidas see meelest nagu ära läks, ja mis asi see on see, et ma räägin siin finantsvõimendusest ja kogu aeg mõtlesin terve selle aasta jooksul, on ju, et millal ma teda kinni panen, tasapisi seal aasta alguses panin, kevadel panin veel kinni
ja siis mingi hetk mõtlesin, et okei, et noh, sihuke võib-olla 10%, kui ta jääb lahti, siis jääb, on ju, et ei ole hullu ja suur osa ajast oli tegelikult see võimendus lahti isegi nii, et mul eurodes oli see raha suuremal või väiksemal määral olemas, aga dollaris oli võimendus lahti. Ja siis ma ühel hetkel avastasin, et oi, et siin on nagu double whammy praegu. Dollar on tugevnenud, et kui ma nüüd hakkaks seda võimendust kinni panema, siis ma saaks vahetuskursiga pihta, kuna baasvaluuta on mul euro, on ju. Ja teine asi oli see, et hing, mõistus ja süda ja kõik olid ära harjunud, et intressimäärad on olematud ja kui ma hakkasin saama intressikulu arveid, mis ületasid seal $200-300 kuus, siis ma järsku mõtlesin, et oi, et no mis nüüd siis toimub. Et kuidagi ei piitsuta ennast, aga lihtsalt oligi kõigi nagu tegemiste ja muude mõtete valgusest täiesti meelest ära läinud, et meil on nüüd positiivsed intressimäärad ja mul on ühtepidi võimendus lahti, teistpidi raha on olemas, aga nüüd ei taha kohe vahetada ka, sest kurss on nagu ebasoodsaks läinud. Aga kuidas sulle tundub see, vaata minul tekib siit kohe see mõte, et okei, sa avastad midagi, et tegelikult selle asja peaks kinni panema, aga siis sa mõtled, et ma praegu ei taha panna, sest et see seis on nagu ebasoodne või hind on ebasoodne, ma ootan natuke paremat hetke ja vaata siin on minul nagu kauplejana see, et kui on stopp, kui on asi ei tööta või on mingi viga, kohe panen kinni, kohe likvideerin selle asja ära, et seda mitte enam hullemaks lasta ja kui ma selle peale mõtlen, millest sa räägid, et noh, ma mõtlen, et kas ma ise oleks selles, tagantjärgi oleme alati targemad, on ju, ja näeme, mis see kurss tegi. Aga et kui nüüd nagu vaadata seda nii, et kui ütleme aasta esimeses pooles vaatasid, et okei, et tegelikult võiks selle kinni panna, et kuidas sulle endale tundub, kas vahest võiks olla see otsus nagu kohene, et davai, see ei tohiks nii siin olla mul lahti, ma panen see kohe kinni, isegi kui see põrkab, ma likvideerin selle võimaliku lossi jätkumise ära. No ma ei tea, kas see on see kõige õigem, on ju. Oleneb, kuidas see otsus tehtud saab. Võib-olla ma siis räägingi lahti samm-sammult ka või noh, mitte samm-sammult, on ju. Lihtsalt ütlengi, et nii kui ma selle avastasin, siis ma vaatasin, et okei, kus meil täna siis euro-dollari kurss on, kui palju mul on võimendust lahti ja lihtsalt veidi arvutasin, on ju, et kui palju ma siis maksan täna seda intressi, kuhu need intressimäärad liikuda võiks, kuhu see kurss võiks liikuda näiteks 6, 9 või 12 kuu jooksul, et kui palju mul on siis võita versus kaotada. Ja kui ma need arvutused olin ära teinud, siis järgmine samm oli siis see, et ma korraks mõtlesin, et okei, nüüd kui ma selle avastasin ja tean seda, kas ma saan rahulikult magada või mitte. Vastus oli ei saa ja otsus oli see, et ma panen pool kinni. Pool panen kohe kinni ja ülejäänuga siis jään nagu ootele, vaatan, et võib-olla mul on midagi, mis läheb seal dollarites hoopis tükis siin müüki või stoppidesse ja natukene nii ka siis veel tegelikult siin juhtus suvel, sügisel. See on hea mõte alati, et see 50-50, siis ei ole nagu kahetsuseks põhjust. Vahel, kui mõni on küsinud, et mis ma selle aktsiaga teen, et tegelikult tahaks nagu ära müüa, on ju, kas seda raha kasutada või lossi piirata, samas nagu on üle müüdud ja äkki põrkab varsti, et saaks parema hinnaga välja ja siis mina tavaliselt ka, et noh, ma ei tea ju, mis edasi see aktsia teeb, keegi ei tea, aga et kui sa 50% realiseerid kohe ja 50-ga jääd seda põrget ootama, siis on justkui see, et kui edasi kukub, siis sul on hea meel, et sa pool maha võtsid ja kui põrkab, siis sul on hea meel, et sa pool peale jätsid. Ehk siis sul on alati nagu see poolega, noh, tegelikult sa nagu hajutad selle riski mõlemas suunas nagu ära, noh, kui sa teed pool ja pool. Et see 50-50 mõte mulle meeldib, et vahel on seda hea rakendada, aga tavaliselt see tähendab seda, et ikkagi ei ole konkreetset plaani ette pandud paika, et üldse selline olukord tekib. Et sul ei olnud seda, et nii, nüüd kui kurss on seal või intress on seal, siis ma panen võimenduse laks kinni. Täpselt. Kuule, aga enne kui me läheme järgmise küsimuse juurde, siis tegelikult tahaks vaatajaid, kuulajaid julgustada, et nii kui ma küsimuse ära küsin, siis pange pausi peale ja mõelge ise ka. Ja väga tore oleks tegelikult kommentaarides kuulda ja lugeda, et mis olid siis teie need sellised lõppev aasta, no siin järjest neid tuleb, on ju, neid küsimusi iga erineva nurga alt, et väga huvitav oleks lugeda, et julgelt võib täitsa kommentaaridesse jätta neid mõtteid ja oma õppetunde.
aga teine küsimus on siis see, et mis sind sellel lõppeval aastal kõige enam üllatas, et ükskõik, kas me räägime siis positiivses või negatiivses võtmes ja see ei pea olema siis ainult nagu otseselt, et Tesla on nüüd kukkunud, ma ei tea, 45 või 65% on ju, et see võib olla midagi natuke. See mind ei üllata, sellised asjad mind ei üllata, et aktsiad kukuvad ka, et noh, me oleme nüüd neid saateid siin üle 2 aasta teinud ja ka selle eufooria ajal rääkisime sellest, et alati on ka variant, et mingi hetk hakkavad kukkuma ja tavaliselt on see aja küsimus, lihtsalt kunagi ei tea, kui kaua see eufooriline tõus kestab. Aga mõned sellised, noh, ma ei tea, kas need on nagu üllatused, aga eks kui nüüd turgude väliselt mõelda, siis ega ei saa vaadata mööda selle aasta sellistest suurtest sündmustest nagu sõda Euroopas ja võib-olla see lihtsalt, et noh, inimesed ei ole nagu muutunud ja me võime rääkida siin, et me oleme kaasaegne ühiskond ja modernne maailm ja kõik nagu areneb, aga tegelikult igasugused sellised jõhkrad viisid, kuidas seda on siin peetud ja tehtud, et noh, et midagi ei ole tegelikult nagu 100 aastaga selles osas muutunud, et teatud selliseid kurjasid asju tehakse ikka nagu samamoodi nagu vanasti ja ma ei tea, koopa inimesed on ju, et see on võib-olla üks selline negatiivne asi ja aga sellistest noh, turgudest rääkides ei ole nagu midagi üllatanud, aga võib-olla jälle selline teooria paikapidavus praktikas, et kui jaanuaris Big Tech raksaka alla tegi ja mu stopid pihta said, trendidest välja viskas, siis ju jaanuari lõpus me veebruaris rääkisime ka ja sa küsisid, et kuidas tunne on peale sellist miinuskuud on ju. Ja see hetk vaata tundub, et oh my god, et äkki ma oleks pidanud ka mingit põrget ootama või et noh, võtsin lihtsalt niimoodi lossi ära, nagu plaan oli. Ja siis 6 kuud hiljem vaatad, et okei, aga Google on veel seal 30% kukkunud, Amazon on veel sealt alla tulnud, on ju lõpuks, ma ei tea kui palju, et tegelikult tagantjärgi jällegi vaatan, et oli nagu õige otsus oma reeglitele ja stoppidele kindlaks jääda, isegi kui see hetk oli raske, oli suur miinus jaanuaris, siis pool aastat hiljem tagasivaatavalt oli kõik väga hästi jällegi, oli väga hea kuu selles mõttes, et kuigi oli see miinus, siis see miinus oleks olnud mitu korda suurem, kui oleks jäänud nagu midagi hoidma ja lootma. Et noh, minu jaoks sellised praktikas läbikogemised, et ma saan aru, miks ma midagi teen, mingi plaan on paigas ja teengi seda, mis see hetk on raske, aga tagantjärgi tarkusena või tagantjärgi vaadates siis on näha, et tegelikult on õiged otsused. Yeah. Mis sind ennast siis üllatas nii turgudega seoses kui turgude väliselt sel aastal? No turgude väliselt seesama asi on ju, et ikkagi see sõda, et sellest ei saa üle ega ümber ja võib-olla mind pigem siis, kui me jätame selle fakti ja selle invasiooni hetke kõrvale, mis ka üllatas, siis mind sealt edasi üllatas see, et kui laiaulatuslik ta on ja kuhu see sõda on levinud, mitte siis nagu selle relvakonflikti näol, vaid kõik need järgmised klotsid, mis sealt nagu käima lükati, pluss see, et see konflikt ise on ka nii pikaks veninud, kogu see sõjategevus ise on, et meil varsti on ju pea aasta saab täis, et aga kõik need klotsid, mis sealt käima lükati, siis maailma majanduse mõttes, noh, me niigi tulime välja just parasjagu sealt COVID-pandeemiast, mis oli tarneahelad lükanud siin upakile ja väga erinevad tööstussektorid ka, tsüklid seal ikkagi olid väändunud ühte ja teistpidi on ju, ja nüüd siis järgmine selline šokk sinna peale ja see kuidagi tekitas tunde, et noh, päris keeruline on siin rakendada sellist tavalist õpikutarkust, et meil on see teada-tuntud sektori rotatsioonimudel ja täna ma kuidagi nagu noh, täitsa nagu kahtlen, et kas sellest on väga suurt asja siin selles tsüklis või mitte, et ma kahtleks kogu aeg sellele. Kahtleks kogu aeg, jah. No, kahtleks kogu aeg, et seal midagi on. Niikuinii neid tsüklifaase on maru keeruline dateerida ja keskmise erainvestori jaoks ma ütlen, et noh, me keegi ei peaks proovima ennustada
või määratleda, et missuguses majandustsükli faasis me oleme, sest et majandusnäitajad on nii või teisiti väga pika viitajaga ja see meid väga palju turgudel ei aita, kui me oleme selline hobiinvestor. Aga mis on üllatanud positiivselt ja ongi jälle selline, noh siis seekord finantsturgudega seotud, on see, et meil justkui on karuturg, on ju. Noh, established fact. Nii, suured indeksid on langenud omajagu ja vaatamata sellele oma vaatlusnimekirjas ja portfellis ma näen nagu, noh, tõesti nagu nii palju aktsiaid, mis teevad oma kõigi aegade tippe viimaste kuude jooksul. No kas sa vaatad mingeid kommunaalettevõtteid ja energiaettevõtteid, mis ülejäänud aastatel toovad 3–5% aastas ja siis see aasta lihtsalt makrokeskkonna poolest on nende see õitseaeg, aga noh, ma ei tea, kas see... Kusjuures ei ole tegelikult nii, et mind ongi üllatanud see, et nad on nii paljudest erinevatest sektoritest pärit. On tööstussektor, on tervishoid, on esmatarbekaubad. Ehk sisuliselt ikkagi, kui meil on 11 sektorit, siis sellisest 5–6 sektorist on tulnud need superstaarid, mis teevad siin oma kõigi aegade tippe. Ja kui me vaatame tööstusharu tasandil, siis või nii-öelda sellel veidi kitsama kategoriseerimise järgi, grupeerimise järgi, siis jällegi sealt on ju börsid, maaklerfirmad, kindlustusfirmad siin viimased, kes ülespoole rühivad hoogsalt, et see on kuidagi huvitav ja omapärane, et võib-olla on minevikus ka nii olnud, aga ma ei ole osanud seda nii detailselt vaadata. Ei tea. Kui ma lugesin su seda blogi postitust selle kohta, mis sa hiljuti kirjutasid, siis ma lihtsalt natuke korra mõtlesin selle peale, sest vaata, mina vaatan palju SB500 indeksit ja üldse indekseid ja jah, ma saan aru, et SB500 indeks on karuturul ka suuresti Big-Techi pärast, sest see Big-Techi osakaal on aastatega kasvanud seal nii suureks, et kui seal Apple'id, Amazonid, Metad, Google'id pihta saavad, siis paratamatult see kogu indeks kukub, isegi kui seal mingid väiksema osakaaluga, väiksema käpiga ettevõtted tegelikult tõusevad või isegi teevad uusi tippe, on ju. Aga siis ma vaatasin lihtsalt, mõtlesin, et kui see teemaks tuleb, et ma vaatan enne üle, ma vaatasin Mid Capi indeksit, SB400, Small Capi indeksit, SB600, Russell 2000, Russell 3000, vaatasin SB1500, vaatasin Equal Weighti, ehk siis kus on võrdsed osakaalud, vaatasin isegi, ma täpselt ei vaatasin maailma indeksit ilma USA-ta. Nad kõik olid tegelikult sel aastal languses, mõni oli lihtsalt sellises pehmemas külgsuunalises languses, aga ikkagi enamus indekseid, mitte ainult SB500, olid ikkagi, võib öelda, see aasta karuturul, et alati on mingeid aktsiaid, mis tõusevad, ma ei tea, mingit tervishoiu või keegi seal mingid biotehnoloogia ettevõtted, mis tulevad uue mingisuguse vähiravimi või litsensiga, uudisega ette välja ja hakkavad lendama. Aga vahe on lihtsalt selles, et kui sul, ütleme, nagu tuuaks seda võrdlust, seda noole viskamist sinna siis sellesse rõngasse, on ju, et kui sul see pulliturul see bullseye on siuke, kuhu sa pead oma noole sisse viskama, siis lihtsalt karuturul ka aktsiad tõusevad, aga see bullseye on sul selline, kuhu sa pead pihta saama. Et selles mõttes ikkagi enamus aktsiaid kukuvad koos turuga ja võib jääda mulje tagantjärele, et näe, et see aasta energia tõusis, oleks võinud kogu rahaga energias olla, aga aasta tagasi olid ju mingid väiksed meemiaktsiad, tehnoloogia ja idud. Et aasta tagasi ju ei olnud seda, et pane kõik raha energiasse. See on natuke nagu tagantjärele tarkus. Jah, mingi osa, aga ikkagi, kuidas siis öelda, saad aru mu mõttest, et me täna näeme neid mõndasid ettevõtteid, mis teevad uusi tippe, aga aasta tagasi oli pilt hoopis teine. Ja see bullseye näide on sul päris hea, et võib-olla siis, kui ma selle analoogiaga jätkangi, et siis ma ise mõtleks ka, et on täpselt samamoodi, et on ju pulliturul nii suur, karuturul pisike ja minu üllatuseks ma avastasingi, et ta ei olegi nii pisike, et ükskõik kas oma portfelli, oma watchlisti valguses, kuigi see võib olla nüüd natukene
nihkes valim sellepärast, et seal on palju neid dividende maksvaid ja väärtusaktsia maiguga ettevõtteid, millel sellel aastal ongi hästi ja paremini läinud võrreldes kasvuaktsiatega, et see võib ka põhjus olla. Kuule, aga järgmine küsimus, et kui sa vaatad meie kodumaist meediat või võib-olla võime võtta isegi ka rahvusvaheliselt, ma ei tea, ma ise väga ei jälgi, aga mis teema on see, mida sa arvad, et meil meedias ei ole piisavalt kajastatud või piisava tõsidusega või sügavusega? Tead, minu meelest see küsimus peaks teistpoodi küsima, et mida liiga palju kajastatakse ja väga hea. Asju. Selles mõttes, et ma ütlen ausalt, et ma olen kogu aeg treeninud ja püüdnud vähem uudiseid lugeda, vähem seda meediat, sest minu meelest liiga palju tarbitakse sellist igapäevast mõttetut sisu, kollast meediat, aga ka mingeid poliitilisi uudiseid ja kui ma novembris olin reisil, siis ma reisile minnes panin endale reegli, et ma ei vaata üldse uudiseid, ma ei loe Delfit, Äripäeva, mitte midagi, ma ei vaata välismeediat, mitte midagi, sest mul ei ole tegelikult ju oma aktsiaotsuste jaoks vaja kursis olla, mis maailmas toimub, ma pean lihtsalt vaatama oma graafikuid ja sisestama sisenemis-väljumisordereid. Ühesõnaga, ma reisil olles ei vaadanud üldse uudiseid, kuigi ma pean tunnistama, et hommikusöögi lauas seal mängis Sky News, nii et ma vahel mingeid UK uudiseid ühe silmaga nägin, aga need olid hoopis teised uudised ja teised inimesed, kes mul polnud õrna aimugi, mis seal üldse toimub. Aga ühesõnaga, ja kui ma tulin tagasi ja mõtlesin, et okei, ma vaatan Delfist kuskilt midagi, mis toimub, siis natuke see uudiste lugemise harjumusest saingi lahti see, mida ma nagu tahtsin, et ma ei ole, peale seda ma ei olegi enam nii väga nagu huvi tundnud, sest et kui ma siis tulin tagasi ja võtsin Delfi lahti, mingi Jüri ütles Martinile midagi ja siis mingi kasjak on ju, mul ei ole vaja teada seda, see on täiesti mõttetu. See igapäeva, minu arust see poliitilised uudised on ka juba siuke kollane meedia on ju ja ma ütlen sulle ausalt, et see sinu küsimus, et mida on liiga vähe kajastatud, mitte midagi, kõike kajastatakse liiga palju, et mina tahan vähem tarbida seda, sest mul ei ole otse loen ainult meelelahutuseks ja sellel on mingi piir, palju seda meelelahutust peaks olema. Aga räägi siis oma nägemus sellest. Ma tahan vastata esimesena sellele küsimusele, kuidas sina selle ümber siis pöörasid, et mida kajastati liiga palju. Ma üritan ka nagu seda Delfit mitte lugeda, et eks selle sõja algusega siin natukene sai rohkem uudisportaalides käidud, aga teema, mis jooksis igalt poolt sisse, kuigi ma üritasin vältida tõesti neid uudisportaale, oli vallaline kaunitar ja BSH, et nagu seda oleks hästi. Sa ei tea sellest midagi, okei. Ma tean, et ma olen seda saate nime kuulnud, aga ma absoluutselt ei tea midagi. Okei, super suurepärane. Aga kui ma mõtlen selle peale, et mida on vähe kajastatud ja investeerimise ja finantsturgude valguses, siis minu arvates on nüüd kuidagi kaldu jäänud minevikku teema, mis puudutab nii idufirmasid kui ka krüptomaailma. Ehk siis jätame selle krüpto sinna, et siin on olnud neid äpardusi, börsid on kokku kukkunud ja muud seal vahendusplatvormid. Aga võtame selle idufirmade teema, et seda edulugusid on siin hoogsalt jagatud, aga ma tahaks edaspidi kuidagi näha sellist korralikku mingit, ma ei tea, kas analüüsi või arvamusartiklit selles osas, võib-olla peab siis ise kirjutama hakkama, et ajad on nüüd muutunud, rahal on hind, raha kättesaadavus on muutunud ja mis siis reaalselt võib saada nendest meie Eesti majanduskasvu loodetavasti vedavatest idufirmadest ja tehnoloogiafirmadest, kes kõik on rahavoo, mitte kõik, ütleme, väga suur enamus on näiteks rahavoo negatiivsed ja peavad iga, ma ei tea, 9–18 kuu tagant raha kaasama. Aga mis siis, kui seda raha enam ei saa ühel hetkel, on, et mis siis saama hakkab? Me juba näeme, et seal sektoris on palju koondamisi, neid runway'd on siin jooksnud täitsa sellised rahvusvahelised tuntud ettevõtted ka, kes on pidanud avalikult tunnistama, et meil on raha järgmiseks 2, 3 või 4 kuuks ja me ei tea, mis tegelikult saama hakkab, on ju. Et mis tegelikult on päriselt selle sektori ja valdkonna väljavaade järgmiseks 3–5 aastaks, et
et sellistel ettevõtetel on pankade juurde ka päris keeruline minna, noh, neil minna on lihtne, aga sealt tagasi tulla laenunoosiga on üpris keeruline, kui su rahavood sinu äri kuidagi ära ei kata, ehk sa oled siis rahavoo negatiivne või tihtipeale isegi midagi sellist, et su tulu on 1 miljard ja kahjum on 2 miljardit, on ju, et kui on sellised numbrid, siis keeruline aeg. Selles mõttes, et eks majandus, see tsükkel teeb oma töö ja võib-olla oligi see asi veits liiga eufooriline vahepeal, et igaüks võib olla ettevõtja ja startupper, selles ei ole midagi halba, aga eeldus, et iga startup lendab, vot see on nagu, noh, see ei ole tavapärane, see on nagu eufooriline tsükli faas ja vahepeal ongi võib-olla hea, et on selline kehvem aeg, pankrotid, koondamised, sest tegelikult ju majandus, isegi kui keskpangad on püüdnud siin aastaid vältida neid tsükleid ja majanduslangused, siis see on ka vist ikkagi vajalik osa majanduses, et pesta välja need mingid zombiettevõtted, mingid ebaefektiivsed ettevõtted ja teha siis ruumi uutele tulijatele, sest kui see raha läheb väga odavaks ja ei ole majanduslangusi, kõigil läheb väga hästi, siis tekivadki sellised FTX-i-sugused asjad, mingid suured skämmid, network'id, Ponzi skeemid, kus lihtsalt kütetakse raha peale, et vahepeal ongi vaja seda majanduslangust, et sellist rumalust nagu välja pesta. Täitsa nõus. Ja nüüd äkki ongi see koht, kus siis, noh, muidugi koos selle rumalusega pestakse välja ka häid ettevõtteid ja tõsiseid ettevõtjaid, aga see on nagu osa sellest majandusest ja sellest elust, et pigem peaks seda vaatama võimalustena ja loomuliku osana, mitte et noh, väga negatiivses võtmes. Jah, no millegipärast ma kogu aeg olen natuke selline Paul Keres, et mõtlen mitu käiku ette ja üks valdkond, mis mulle ka mõttesse on tulnud nende idufirmade, idusektori raskuse valguses on praegu siis see, et hästi paljud need ettevõtted, hea küll, et see müügiargument on seal hea palk ja organisatsiooni kultuur on ju selline äge võib-olla meelsus, aga ikkagi väga oluline roll on olnud ka optsiooniprogrammil. Ja kui me vaatame, mis on need valuatsioonid siis teinud, ükskõik kas börsil juba kauplevad sellised ettevõtted või privaatsed, siis selleks, et motiveerida oma inimesi üha rohkem peaks ära andma neid optsioone ja osalust. Noh, kusagil tuleb see piir ette ja selline järgmine areng, mida ma julgen täitsa vabalt välja hõigata järgmise aasta 2 perspektiivis on see, et meie nutikad tehnoloogia taustaga inimesed hakkavad otsima pigem stabiilset töökeskkonda, kus makstakse sulle arvestatavat töötasu või võib-olla mingisugust standardsemat boonust või preemiat, sest lihtsalt enam ei ole atraktiivne see, et sul on kogu aeg mingi koondamiskirves, sa ei tea, kas 6 kuu pärast järgmine rahalaev tuleb või mitte ja kogu see optsioonipakk, mis sa oled seni saanud või mis sulle lubatakse, noh, seal on palju õhku sees ja võib-olla täna ta on suhteliselt väärtusetu. Ja ma ütleks, et võib-olla kogu majandusele see võib olla täitsa positiivne areng, et need teotahtelised ja helged pead liiguvad siis mujale majandussektoritesse laiali, sest et ega meil tehnoloogiasektor ei eksisteeri ainult sellistes ettevõtetes, kes pakuvad mingit pilveteenust või tarkvaraäri ajavad, et tegelikult tehnoloogiat on meil tootmises, ma ei tea, toiduainetööstuses, no kus iganes on ju, et Mulle meeldib see, et ma olen välismeediast ja Twitteris näinud mingeid selliseid uudiseid või informatsioonilõike, kus noh, me räägime private equity turust ehk siis erakapital ja idud ja nii edasi, erainvesteeringud versus siis public equity ehk börs, kus sa näed mark to market hinda, sul aktsia hind kõigub kogu aeg. Kui Amazon 50% kukub aktsia väärtus, siis sa näed seda igapäevaselt seda hinda, kuidas ta kukub. Aga siis oli nagu see mõte, et private equity tüübid ütlesid nagu, et ei, meil ei ole nagu midagi halvasti, et noh, et ei ole nagu mingit kukkumisi ega midagi, sest lihtsalt neil ei ole seda mark to marketit ja siis seal oligi need, minu arust Matt Faber sellest rääkis ka mingi hetk pikemalt, et noh,
et sa lihtsalt ei näe sinna sisse, sest sul see hind ei liigu kogu aeg. Aga see ei tähenda seda, et seal ei oleks asjad pekkis või seal ei oleks raskusi. Sa lihtsalt ei näe neid niimoodi igapäevaselt, sest et sellel ei ole turuhinda igapäevaselt arvutatud. no vot, sellepärast ma nüüd jõuangi ringiga, jõuame tagasi, et nüüd ma tahakski, et seda valdkonda kuidagi kajastataks rohkem või, aga noh, eks see keeruline asi ongi seal, et keegi ei näe sinna sisse ja eks need asutajad ja tegevjuhid ei tule avalikult hõikama ka on ju välja, et meil on raske aeg. Nii on. Kuule, aga järgmine küsimus. Mingisugune oskus või tarkus või asi, mis sa sellel aastal ära õppisid või mille osas sa enda arendamise ette võtsid ja mille üle sul on hea meel. Ma küll juba tõenäoliselt tean, mis sa vastad, aga no kunagi on ja ära hinda poole pealt, vaatame, mis vastus sealt tuleb. Ei tea, võib-olla ei ole see vastus, mida sa arvad. Ilmselt ei ole, sest ma ei ole sellest vist otseselt rääkinud siin. Ja teema on selles, et vaata, kui ma kvantitatiivselt analüüsin, backtestin mingeid strateegiaid, siis okei, esimene asi on see, et mul peab olema mingisugune core principle, mingi teoreetiline põhjus, miks ma seda strateegiat üldse testin, on ju. Ma ei otsi backtestiga mingit head lahendust, vaid mul peab see nagu tees juba olema, mida ma lihtsalt testin, et ega ta ajaloos katki ei oleks läinud, on ju. Ja kuidas siis natuke paremaks optimeerida. Noh, näiteks see SB500 libiseva keskmise 200 strateegia, mida ma olen näitena palju toonud, rääkinud, et mul on seal see tees, et ma tahan olla tõusul sees, langusel väljas. Nii, nüüd ma testin, on ju, ma testin 200 päeva libiset keskmist. Mul ei pea isegi olema mingit väga suurt tööriista ega datat, ma võin seda teha ka lihtsalt graafiku ja Exceliga, sest et 40 aasta peal on mingi 20 tehingut, on ju. Ma võin neid käsitsi vaadata, ma võin vaadata siis, kas 150 päeva libiseva keskmine oleks ka toiminud, kas 250 oleks ka toiminud ja siis mul on nagu see turvapuhver nagu, et okei, 200 tundub päris hea, sest ta on seal kuskil keskel, tulevik ei ole nagunii samasugune nagu minevik, aga kuna see vahemik kõik töötas, siis ma võtan sealt selle keskmise ja see on üsna robustne ja lihtne ja ma eeldan, et see toimib. Nüüd, kui me lähme nagu keerulisemaks, näiteks mu need päevakauplemise ja nii edasi, seal on see data ja tööriistad nagu olulisem ja millega ma olen nagu rahul, et ma see aasta ostsin korraliku data, kus mul on aastast 1990 kõik USA börsi ettevõtted, ma ei tea, 35 000 või 40 000 ettevõtet, ka need, mis on delistitud, ka need, mis on pankrotti läinud, Lehman Brothers, nii edasi. Ja mis veel parem, nad on kõik, data on puhastatud ja nad on kõik siis filtreeritud ära, mis kuupäeval, mis indeksis nad olid. Ehk siis, kui ma testin näiteks SB500 indeksit aastal 2004, september 30, mul on kohe see list, mis need 500 ettevõtet see kuupäev olid. Ja ma olen aru saanud, kui oluline see tegelikult on, et backtestist eemaldada see survivorship bias. Et kui ma täna testin SB500 aktsiaid 20 aasta peal strateegiat, siis mul on Tesla ka seal, kuigi Tesla lisati indeksisse alles 2021 vist või, 20 lõpp või 21 algus, on ju. Et mul on kohe see, et Tesla teeb selle tulemuse palju paremaks, sest et ta, ma ei tea, 2013-14 tõusis, aga tegelikult ta ei olnud indeksis, keegi võib-olla ei teadnud temast, ta oli mingi väike ettevõte ja ta ei tohiks olla selle hea tulemusega mu backtestis. Ja see, kuidas ma olen nüüd nagu testinud seda ajaloolise data peal, endiselt ma ütlen, et tulevik on erinev, aga nüüd mul vähemalt on see survivorship bias eemaldatud, et kui ma testin oma päeva algot Russell 1000 peal, siis ma saan nagu selle päris tulemuse, kuidas ta oleks minevikus olnud, mitte sellise, noh, et tõenäosuslikult on hea strateegia, aga tegelikult ma päris täpselt ei tea, kuidas ta 2010 kuni 2015 oleks toiminud. Nüüd ma tean täpselt, kuidas ta oleks siis toiminud. Ja see annab enesekindlust seda strateegiat kasutada. Ma saan parema statistika, parema data, ehk ma teoorias teadsin seda juba enne seda aastat, kui ma alustasin seal 3,5 aastat, 2019 millalgi ma läksin selle kvantitatiivse peale, aga alles see aasta võtsin korraliku data, sest selle kohta on ütlus, et garbage in, garbage out. Kui sa kasutad nagu kehva datat, siis see tulemus on ka kehv, mis sa sealt backtestist saad. See ei ole nagu õige. Ja ma kohe nägin seda. Ma nägin oma mingit strateegiat, mida ma nüüd testisin. Ta tegelikkuses oli kehv, ta oli ikkagi normaalne strateegia.
mingi mean reversioni strateegia, aga mis ma aasta tagasi panin töösse, aga ta oli päris data peal kehvem kui siis nagu selle peal, mida ma ise testisin. Ja päeva algo ka ja ma olen tänu sellele lihtsalt saanud oma strateegiat paremaks. Ma olen lihtsalt nüüd hiljuti nii päevakauplemisstrateegia kui mean reversion swingi strateegia, ma olen järgmiseks aastaks ja edaspidiseks nad optimeerinud nüüd oluliselt efektiivsemaks. Mul on palju kõrgem ootus neile, aga loomulikult saame siis reaalelus näha, kuidas see kõik välja mängib. Markus, iga kord, kui sa mingit sellist juttu räägid, siis mul on nagu sihuke, mingi totaalne respekt ikkagi sinu vastu, et sa nii palju seda tööd ise ära teed ja tõesti kogu aeg lähed nende algandmete juurde ja tutkid seal sees ringi, et aitäh komplimendi eest. See järgmine asi oleks kohe see, et kõigepealt oli see moka peale määrimine, meelitamine ja siis järgmine samm oleks see, et hullult tahaks osa oma portfellist ka on ju sinu strateegiatesse suunata, aga... No ma äkki mingi hetk olen see Jim Simons oma Medallion fundiga ja siis pean piirama, et kes sinna saab ja kes ei saa, et siis ma annan sulle teada, aga ma loodan vanale tutvusele. Tegelikult ma võin... Ja nüüd ma teen teste muide Amy Brokeris pigem kui TradeStationis, sest lihtsalt TradeStation on hea, aga väga piiratud, seal saab testida üksikult, indeksit, futuure, ETF-e, aga kui ma tahan panna seal portfelli kokku mitmekümnest aktsiast ja valida neid indeksist ja listida mingi momentumi alusel ja nii, siis TradeStation jääb nõrgaks lihtsalt, nii et ma olen läinud Amy Brokeriga praegu edasi ja selle õige dataga, aga ma võib-olla ütlengi siin sellise väikse üleskutse kuulajatele, vaatajatele, et kui kellelgi on mingi hea kvantitatiivne tehnilistel parameetritel põhinev idee, mida tahaks testida ajaloolise data peal, siis võib mulle kirjutada. Kui on hea idee, siis ma testin tasuta ja saadan info ka tagasi. Kui ma vaatan peale ja saan juba aru, et see ei ole hea idee, siis ma ilmselt niisama ei viitsi teha seda, et siis peab mingi tunnitasu kokku leppima. Aga tõsiselt, see on hea võimalus on testida asju nii, nagu see oleks päriselt minevikus olnud. Kas sa selle data, see oli mingi ühekordne väljaminek või sul on mingi litsentsitasu ja jooksvalt uuendused tulevad peale või kuidas see asi käib? Ja ma võtsin praegu 6 kuuks koos Amy Brokeri Pro variandiga, et seda kasutada maksin 700-800 eurot. Kogu selle perioodi eest? Mingi 1000 taala ja ma saan nüüd 6 kuud. 6 kuud saan testida, aga mina oma töös nägin kohe juba esimese päevaga, et see raha tasub ära. Et ma saan 6 kuuga kõik juba ära testida nii nagu vaja. Okei. Ja kas see data tuligi sealt Amy Brokeri enda seest või see oli kusagil eraldi? Norgate Data, täiesti eraldi firma. Okay. Et lihtsalt paar kvanti ma tean, kes on seda kasutanud ja juba 10 aastat ja soovitanud, et seal on puhas ja õige data. No väga huvitav. Väga huvitav. Aga oota, kuidas see algne küsimus oli, et nüüd sinu vastust... Jaa, mingi oskus või tarkus või midagi sellist. No ma pean nagu tunnistama, et kui ma sellele aastale tagasi vaatasin, siis ma pean välja tooma asja või tahan välja tuua, võib-olla on siis õigem sõnastus, asja, mida ma olen ise aastaid edasi lükkanud ja mis tegelikult ei ole üldse finantsturgudega seotud, mille ma siis olude sunnil lõpuks ise kätte võtsin ja endale selgeks tegin ja avastasin, et ega ma ei tea, ma olen seal see algaja ja ruuki, et võib-olla ma teen seal väga robustseid või siukseid suuri vigasid, aga midagi seal töötab, ehk siis ma tegelikult räägin sellest, et aastaid ma olin edasi lükanud seda, et Google Ads omale selgeks teha, kuidas seda püsti panna ja mingil hetkel vaatasin, et selle Maaginvesti ehk selle uue raamatupidamise äri jaoks oleks vaja seal Google'is pildis olla ja YouTube on ikka tänuväärne, nii et võtad ette, paned selle video käima, paus, teed ühe sammu ära, käima, paus, teed järgmise sammu ja päevake paar ja saavad need asjad nagu timmitud, tehtud eeltöö asjad üles seatud ja jooksma pandud, et jah, see on kuidagi mingi selline väike skill, mis ma arvasin, et on meeletult keeruline, aga tegelikult sai täitsa hakkama. Tead, ta ei olegi keeruline, kui sa Eestis tahad oma raamatupidamisteenust
reklaamida. Ma arvan, seal on see vahe, et vaata, ma tegelesin 10 aastat Google'i SEO-ga ja natuke puutusin adsidega kokku, kuigi me eriti ei teinud paid ads'e, aga seal mingi aeg ma 2010ndate alguses haldasin mõndade ettevõtete reklaame ja ma nägin kõrvalt, kuidas affiliate marketerid kasutasid Google Ads'e ja selleks, et ingliskeelsete märksõnadega konkureerida kuskil USA Google'i topis Google Ads'iga ja siis mingite affiliate toodete teenustega teenida raha, nii et kus sul on mingi kliki või ostu pealt saad mingisuguse komisjoni ja siis sul peab see adsi klikk nagu ära tasuma ja seda pead optimeerima ja väga oluline on see, et kas sa maksad 65 senti või 71 senti kliki eest ja kuidas seda allapoole tuua ja noh, kõik see maailm on, siis läheb see asi päris keeruliseks. Noh, see on juba täitsa teine teema, et üldiselt Eestis, samas ma arvan, et ka Eestis need klikhinnad on tõusnud ja see konkurents on läinud kõrgemaks, sest kui ma 10 aastat tagasi sellele peale vaatasin, siis selline raamatupidamisteenuse väljatoomine adsina, seal lihtsalt konkurents oli nii palju madalam. Ja, okei. Kuule, aga küsin järgmiseks sellist parimat või suurimat finantsvaldkonna või investeerimiskauplemisvaldkonna kas avastust, see võib olla siis mõni raamat, film või sari või siis mingi omaenda selline sisemine taipamine või äratundmine. Tead, üks siuke teema, millele ma olen see aasta mõelnud ja see on natuke selle Amy Brokeri programmeerimise, kvantanalüüsi täiustamise, data, kõige sellega ka seotud, et eks ta on kõik tööalaselt mul seotud, on natuke see portfelli ülesehitamise ja kapitali efektiivsema kasutamise teema ja siin oli see küsimus ka raamatute filmide kohta, siis selles osas ma raamatuid olen endiselt lugenud, aga pean ütlema, et see aasta ma olen rohkem nagu lugenud selliseid raamatuid, kus ma olen nagu saanud mingi kinnitust oma mingitele ideedele või teesidele või mingeid ideid, et hetkel mul on üks paks optsiooniraamat, mida ma loen ja seal ma õpin nagu konkreetselt mingeid uusi asju, aga üldiselt nagu raamatutega ma olen lihtsalt kuidagi nagu kinnistanud endale mingeid asju ja teadmisi. Aga selle portfelli ülesehitusega, vaata, üks teema, millele mina olen see aasta mõelnud, on see, et selle nimetus on nagu return stacking või eesti keelde tõlgituna võib-olla nagu tootluse kihistamine või kihtidena ladumine. Ja selle mõte on nagu see, et sul on portfell beta ja sinna peale saad nagu laod alfat. Ehk siis oletame, et sul on 100-kilone portfell ja hästi lihtne, kõige lihtsam on see, et okei, mul on 100 kilo, ma tahan selle börsile panna, ma ostan 100 kilo eest aktsiaid, näiteks 20 aktsiat panen igasse aktsiasse 5%, on ju. Nii, nüüd mõtled, et okei, aga ma tahaks natuke, ja seal võib juba mingi alfa olla, see ei pea olema lihtsalt beta, aga näiteks soetame, et sa võid ka osta 100 kilo eest lihtsalt SP500 ETF-i, on ju, siis see on lihtsalt beta. Aga nüüd sinna peale mõtled, okei, ma võimendusega võtan näiteks 25% veel aktsiaid, et ma olen 125% investeeritud. Ja siis on see, et ma ostan lihtsalt nagu neljandiku võrra väärtuses veel nagu aktsiaid juurde, mingeid hajutan ära näiteks erinevad sektorid või midagi, on ju. Ja siis sa lihtsalt nagu võimendad seda nii-öelda betat võimendusega, aga mis mina olen nüüd hakanud mõtlema seda, et kuidas seda nagu võimendust teistmoodi vaadata läbi futuuride ja optsioonide, ehk et ma lihtsalt ei osta oma aktsiaportfellile, kus mul on nagu ka juba strateegiad, mingi alfa, mida ma eeldan momentumi trendi strateegiatelt, et sinna peale ma ehitan võib-olla seda, et ma 100 kilo asemel olen, et mu see book on nagu 200 kilo, aga mitte lihtsalt võimenduse peal topelt aktsiates, vaid läbi siis optsiooni ja futuuri strateegiate, mis on ise võimendatud tooted, aga ma ei maksa nende pealt intressi. Küll futuuri hinnad on tavaliselt kallimad kui spot price, sest niimoodi lihtsalt see õiglane turg toimib, et näiteks kui ma nüüd hiljuti läksin eurodollari futuurides pikaks, sest euro nüüd lõpuks, ma just eurost dollarist rääkinud ka, euro andis mulle tugevuse signaali, ma läksin eurodollari futuurides pikaks, et hedžida oma dollari kontot ja ma pidin välja käima $2500, et võtta positsioon 50 000 euros. Ma liigutan $2500 50 000 eurot ja ma ei pea seda valuutat ostma oma kontole. Ma ei pea seda 50 000 eurot seal, ma ei pea vahetama mingi $60 000 selleks. Võtta. Küll
ma pikaks minnes see eurohind futuuril on natuke kõrgem, ta võtab seda intressimäära arvesse, aga ma saan seda vaba raha, mis mul jääb dollarisse, kasutada ära siis kas hoida rahana võlakirjades, osta mingeid aktsiaid, kaubelda midagi muud. Ja teine asi ka optsioonistrateegiad, et ka optsioonid on ju suure võimendusega, et ühesõnaga see idee algusest ärkas mul paar aastat tagasi, kui ma nägin, et 7-80-ndatel futuurikauplejad, kes kauplesid futuurideks pead mingi 10-15% ainult välja käima, ülejäänud raha oli neil kontol ja kuna siis olid intressimäärad hästi kõrged, siis nad hoidsidki seda mingites intressitoodetes seda vaba raha, vaata. Siis kui 80-ndate alguses see Fedi intressi tipp oli ju mingi 20%. Ja sealt tuli neil nagu nii suur osa lisatootlust tänu sellele, et nad kauplesid futuure ja vaba rahaga said teha midagi muud. Et see on midagi, mida ma olen nagu sel aastal mõelnud ja üks see põhjus, miks ma olen sellele mõelnud, on see, et vaata varade kasvatamine versus sissetuleku tekitamine, et ma olen ikkagi oma kauplemist vaadanud ka sellist pikaajalist varade kasvatamist ja võib-olla heal ajal nagu siin viimased aastad ongi see tunne, et okei, ma võin sellest elatuda ka, sest et varad kogu aeg kasvavad, aga sellisel keerulisemal aastal nagu sel aastal on pannud rohkem mõtlema sellele, et kuidas sellele varade kasvatamise peale laduda nagu mingeid sissetulekustrateegiaid nagu optsioonid näiteks. Et see on see, millega ma olen nagu sel aastal tegelenud. Okei, ehk siis justkui oma selle originaalse või päris raha efektiivsem kasutamine on ju, et sa leiad viise, kuidas seda võimendust kasutada teistmoodi, soodsamalt ja parematel tingimustel. Jah. Okei. Mis sinu enda mõtted? Mul on tegelikult hästi lihtne taipamine oli, et me oleme sellest varem tõenäoliselt mõnes saates rääkinud ka, et jää juurde ja nagu tee seda, milles sa tunned ja tead, et sa hea oled, et alati arengut on justkui natuke ikkagi vaja aga tõesti mul pean nagu tunnistama, et see 2020 ja 2021 esimene kvartal või võib-olla isegi pool aasta, hakkaski tekkima tunne, et võib-olla asjad ongi nagu mitte et nagu teistsugused, aga mulli võidakse venitada nagu meeletult kaua, on ju. Ja jõuame ringiga tagasi selle juurde, et sai siis need kasvuaktsiad võetud oma portfelli lisaks, et mul ei ole nagu midagi selle ennast piitsutada nende tootlusnumbrite osas, et on nagu on, aga lihtsalt ma tõesti tajusin, et selline sisemine veendumus lõi kõikuma on ju selle mingisuguse oma strateegia ja oma tee käimise osas ja see aasta siis on väga selgelt kinnitanud, et nagu tee ikkagi seda, mida sa arvad, et milles sa hea oled ja mis sulle nagu sobib, on ju, karakteri poolest ka. Sest ega turg ju proovibki meid meelitada mingitele ahvatlustele, teha vigu, et tegelikult börs ongi ju, ega see ei saagi kerge olla ja ta võibki ahvatleda vahel valele teele. Ega ma ise teadvustan ka väga tugevalt hetkel endale, et kui ma need optsioonid juurde võtsin, siis optsioonid on need, millega ennast kõige rohkem vist õhku lastakse börsil ja ma väga teadvustan endale, et ma pean ennem tegema endale mingid asjad selgeks, väikselt testima, paberkontol testima, back testima, mõtlema kõik läbi, arvutama läbi ja siis vaikselt hakkama nii-öelda live beta testima, et see ei ole päris nii, et näe, siit saab raha teenida, ma nüüd lähen, on ju, et päriselt see ei ole nii lihtne. Täpselt. Kuule, me oleme päris pikalt jutustanud, aga tegelikult mul on 2 kiiret ja lühikest küsimust veel ja need on sellised, mida ma sulle ette ei saatnud, ehk nüüd tuleb selline üllatusvoor siis. Mystery, mitte chart, aga 2 küsimust. Ja sa võid ükskõik, kuidas seda tõlgendada, aga ma küsin sinu käest, et mis on sinu julge ennustus aastaks 2023? Ma tean, et me ei prognoosi, me ei ennusta, aga mingisugune selline ma ei tea, mida sa näed, et mis võib on ju kuidagi muutuda oluliseks või ujuda pinnale siin, mida täna ei osata veel oodata? Jah, keeruline küsimus. Ma üldjuhul teoorias arvan, et läheb nii, nagu keegi ei oota ja kui kõik arvavad, et põhi on tehtud, siis ilmselt ei ole ja kui
ja kui, ja kui kõik on väga pessimistlikud ja arvavad, et turg kukub siit veel pooleks, siis ilmselt seda ei juhtu. Aga nii et ma lähen ise täiesti oma strateegiatega uuele aastale vastu, usun sellesse, mida ma teen ja olen testinud. Aga ma ise, noh, eks järgmine saade vaatame jaanuaris, vaatame selle aasta numbritesse. Ei olnud just lihtne aasta, aga ei olegi midagi halvasti. Ma olen veel rohkem testides, ma olen aru saanud, et ega selleks, et suuremat tootlust teenida, peab ka rohkem riskima ja drawdown'id ongi teatud piirides, et jah, 5% aastas ma võin teha pikaajalist tootlust nii, et kunagi, mitte kunagi, aga et väga palju raha korraga ei kaota, aga kõrgema tootluse jaoks on see vajalik. Mis järgmine aasta saab, ma ei kujuta ette. Mis sa ise arvad? no mul on üks asi, mida ma tahaks kõigi investorite fookusesse tuua, kauplejad võib-olla ka, ma isegi selles valguses ei oska öelda, aga just nagu investorite jaoks, et üle tüki aja meil on nüüd finantsturgude vaates, kui me räägimegi, on ju finantsturgudest ja börsil kaubeldavatest väärtpaberitest, siis üle tüki aja on meil nüüd taaskord 3 atraktiivset varaklassi olemas. Meil on aktsiad, mis loomulikult on ju, kui karu on, siis on paljude jaoks muutuvad nad atraktiivsemaks investorite jaoks. Meil on ka toormed nüüd ujunud pinnale, on ju siin viimase aasta pooleteise jooksul. Aga võlakirjad, järgmine aasta, keegi veel täna neid ei taha, kõik mõtlevad, et intressimäärasid tõstetakse. Matemaatika ütleb, et võlakirja hinnad langevad, aga ma olen valmis, tegelikult ma ei taha öelda, et ma olen valmis kihla vedama, on ju, pärast tulevad siin mingid tingimused, et kellega ja kui palju peale. Aga ma julgen nagu välja öelda selle, et järgmisel aastal üle väga-väga tüki aja jõuab ka erainvestorite fookusesse kogu see võlakirjade varaklass, sest täna riigi võlakirjad, kui me vaatame, sõltuvalt nüüd regioonist ja valuutast, see tulusustähtajani 2-4 on ju, no võib-olla ei ole väga atraktiivne. Vaatame investeerimisjärgu ettevõtete võlakirju, no juba seal 4-5-6, vaatame high yield võlakirju, ehk siis neid nii-öelda ramps võlakirju või mitte investeerimisjärgu ettevõtete võlakirju. Juba kipub seal üle 8 minema see tulusustähtajani ja kui see inflatsiooninumber globaalselt peaks siin natukene allapoole kerima, Eesti on meil siuke erikaasus on ju, siis kujutame ette, et kui see inflatsioon tasapisi tulebki isegi 6, 7 või 4 peale ja meil on võlakirjad, mis pakuvad suhteliselt turvaliselt sulle, olenevalt siis riskitasemest, kas 4, 6 või 8, siis nüüd on meil olemas see alternatiiv, et mitu aastat oli meil see lühend TINA, there is no alternative, nüüd meil on alternatiiv aktsiatele, on nii toormete näol tegelikult, kus on päris head sellised trendid, kas formeerumas või formeerunud ja samamoodi võlakirjad. Jaa, aga nii peakski see asi käima, et rahal on hind ja võlakirjadel on mingi intress ja tootlus, on ju. No täpselt, see on see normaalsus. Nagu praegu, jah, sest et see, mis nüüd hiljuti siin oli ja sellele eelnes, et see oli ebanormaalsus, et et jah, laenud lähevad kallimaks ja nii edasi, aga see on kõik normaalne, see peabki nii olema, et see, kes võttis liiga palju laenu eeldusel, et raha jääb alati odavaks, et see peab lihtsalt tõele näkku vaatama, aga ma hakkasin mõtlema, mul ei tulnud see, et TINA asemel oli nüüd mingi uus nimi, et nüüd on alternatiiv, aga jaa, ma nägin ka, aga ma ei mäleta. Mingi Anett või midagi, aga ma ei tea, mis see täpselt tähendas, nii et ma ei oska seda täpselt öelda. Aga jaa, selles mõttes, et ma ju ise siin mingi hetk rääkisin T-billist, et ma hoian nüüd oma raha, vabaraha T-billis ja ma tegin hiljuti eBay's endale lisa-alamkonto siis lühiajalisteks kvantitatiivseteks strateegiateks päevakauplemise algoks. Nüüd ma olen Proprietary Trading Group on see nimetus nüüd seal väga uhke ja nüüd mul on kuidagi see ülevaade ja haldus seal parem, et mul on mingid lühiajalised strateegiad võimenduse peal väiksema kontoga eraldi. Riskid on maandatud, et mu see põhikonto ja pikaajalised trendipositsioonid on eraldi ja seal ma saan nüüd paremini hallata ka seda, et ma hoiangi vaba raha T-billides ja kasutan võimendust või seal natuke müün T-bille, et mingid positsioone avada, kui trendid jälle tõusma hakkavad, et nii on, jah.
no vot, tegelikult jah, see mõjutabki kauplejat, sa ju tõid selle sama näite sealt 70ndate lõpust 80ndate algusest ka, et tegelikult kui intressimäärad on kõrged, siis need futuuristrateegiad, sul on selline päris hea rasvane baastootlus, mis sisse jookseb, on ju. Et jaa, tegelikult kauplejaid mõjutab ka ikka päris palju. Aga küsin korra selle eBay alamkonto kohta, et läks sujuvalt ja lihtsalt oli seal mingit, okei. Jah, üks päev tegin ja järgmine päev juba kasutasin. Et see konto tehti päevaga, saatsin jälle mõned dokumendid, mingid ID-kaardi koopiad, aadressi, proof. No mul on need kõik juba olemas, ma neid saadan kogu aeg, nii et igale poole, et mul on juba mingid kaustad, kus ma vaatan, kas peab neid dokumente uuendama või lähevad veel samad, et vahepeal eBay küsis neid nii tihti ja mõtlesin, et ma pean mingi assistendi otsima, kes nende dokumentidega tegeleb, ma ei tea, neid nagu kogu aeg on mingit dokumente vaja minu meelest. Aga ühesõnaga see oli väga libedalt, läks ja väga kiire ja sain kohe konto kätte ja raha kandsin teiselt kontolt, oli kohe sekundiga üles. Nüüd viimane küsimus ja see on super lahe küsimus, seda küsiti minult viimane, umbes nädal-kaks tagasi käisin ühes podcastis rääkimas ja üks osaleja küsis ja see oli minu arust nagu väga selline nutikas ja mõnes mõttes ka mitmetahuline küsimus ja tahan seda sinult küsida täpselt samamoodi. Väga lihtne, sul on kaks varianti, mille vahel sa valima pead, sa pead valima ühe neist ja kumma sa valid, kas 60 minutit kohtumist oma kõige suurema lemmikkauplejaga või mingi iidoliga või 100 000 eurot oma kontole? No aga ma olen siin täna juba 60 minutit ühe suure iidoliga saanud vestelda, nii et ma pean nagu väga tänulik olema, vaata, et saan siin kogu aeg sinu elukogemust kuulata ja uurida, et mis on kogu aeg 10 aastat rikkam kui mu enda elukogemus. No võtame ikkagi kauplemise valdkonnas. Sina oled kaupleja, sul kindlasti on, või noh, ma ei tea, kas sul kindlasti on, aga mõtleme korra kauplemise peale, ja maailma mastaabis tõesti mingi ükskõik kas nii-öelda tänane või mingi mineviku superstaar. Tead, ma pigem teeks nii, et see teine variant oli lihtsalt 100 kilo cashi kontole. 100 kilo cashi, sa võid dollarites ka valida, kui sa tahad, kuigi mõistlikum oleks eurodes võtta tõenäoliselt. Ma arvan, et ma võtaks 100 kilo ja siis kulutaks 10 sealt, et minna selle superstaariga kokku saama. Minu meelest tänapäeval on nagu, kõik see sotsiaalmeedia ja see online videokanalid ja nii on andnud selle võimaluse, et näha, kuulata edukaid ja kogenud inimesi. Aga ma arvan, et kui nagu õieti ja järjepidevalt approach ida, et on võimalik ka nendega kohtuda, koha peale minna kokku saada oma mingisugune, võib-olla 60 minuti asemel saad 5 minutit. Aga mul on olnud võimalus rääkida väga kogenud USA kauplejatega online'is ja ma kujutan ette, et kui ikkagi väga tahaks kohale peale läheks ja vaeva näeks, siis saaks ka kohtuda nendega. Okay. Kas või mingitel üritustel, nad käivad ikkagi ka mingitel kauplemisüritustel, kokkutulekutel, et ma arvan, võtaks cashi ja siis läheks reisiks ja prooviks kokku saada. No nii, väga hea vastus. Aga mis su enda vastus siis oli, kui sult seda küsiti? Ma nüüd täpselt ei mäleta, kas see küsimus oli sõnastatud nii, et päris mingi minu iidol või ma mäletan, et seal tuli Warren Buffett näiteks jutuks, on ja võib-olla ma ise tõin selle näite, et justkui kõige tuntum nimi siin investor kogukonnas ja ma hakkasin nagu mõtlema, et mul ei ole selle seltsimehega millestki rääkida. Me oleme oma elufaasides väga erinevates kohtades. See viis, kuidas me ükskõik kas mõtleme ärist või investeerimisest, need mastaabid on, need on lihtsalt nii erinev maailm. Mul ei ole sealt nagu tegelikult midagi võtta, kui ma täiesti objektiivselt vastan, et ainus asi, mis oleks seal võib-olla kõige ägedam, oleks mingi pilt, mida Instagrami panna, on ju. See on kogu see väärtus justkui, mis sealt tegelikult saaks võtta. Ehk sisuliselt, kui ma nii mõtlen, siis ma põhimõtteliselt välistan selle ja läheb samamoodi, et 100 kilo kontole ja paila. Ma korraks mul korra käis see sama mõte läbi, et ega tegelikult selle 60 minutiga ma ilmselt targemaks ei saa, kui näiteks tema raamatut lugeda või mingid videoid või webinari vaadata, et ma saan mingeid asju küsida, aga ikkagi üks selline aastatepikkune taipamine on see, et kõige parem kauplemisstrateegia, tead sa, mis on kõige parem kauplemisstrateegia või? See, mis sobib sinule. Kõige parem strateegia on kaupleja enda strateegia.
ei ole paremat strateegiat kui kaupleja enda strateegia, nii et jah, teistelt saab küsida ideid, mõtteid, vaadata mingeid klotse, panna enda jaoks kokku, aga lõppkokkuvõttes on ikkagi see oma plaan see kõige parem. Kuldsed sõnad kehtib investeerimises samamoodi ja ideaalne koht, kus tõmmata joon alla sellele saatele ja sellele aastale ka on ju börsijuttude valguses siis. Jah, soovime siis kõigile häid pühi ja lõppevat aastat, paremat uut aastat ja kirjutage siis kommentaaridesse oma vastuseid. Täpselt nii. See saade on meelelahutusliku sisuga. Me ei soovita osta ega müüa ühtegi finantsvara. Iga inimene on vastutav oma finantsotsuste eest. Iga finantsotsus võib viia kapitali kaotuseni.